tervist! Mina olen eksamineerija Lenno ja täna teeme siis koolieksami ära. Vaatame, kuidas sul asjad lähevad. Ja koolieksam on meil selline, et katsume siin ka teha sellist pingelist olukorda, sest et eksami ajal, päris eksamil Maanteetranspordiametis läheb ka jube pingeliseks, närv tuleb sisse, et katsume seda ka esile kutsuda, nii et ära pane tähele, kui ma siin kuskil mõõdan midagi või mõõdan aega või kellaaega või kõike sihukest asja. Ja meil on vaja see... Väga hea, et sul juba keerab. Me teeme 2 harjutust. Üks harjutus on tagurdamine boksi ja teine harjutus on siis tagurdamine rampasse. Ja boksi tagurdamist me teeme siis üle parema õla, nii-öelda. Ja 2 harjutuse peale kokku on sul aega siis 10 minutit ka. Nii et kui sul ühe harjutuse peale läheb 4 minutit, siis teise harjutuse peale on sul 6 minutit ja ma mõõdan siit kogu aeg seda aega. Nii et läheme natukene siia poole. Ja siin on siis see boks, kus sa pead selle masina ajama. Ülesanne hakkab selle koha pealt siit. Ajad selle auto siia ühele joonele selle koonusega, annad mulle signaali, see tähendab, et ma panen kella käima, olen märganud, et sa alustad ülesandega ja hakkamegi tegutsema. Nii et seal on piir, kuhu maani sa võid ennast keerata, need koonused. Ja tagurdades boksi ei tohi minna koonuse pihta, ei tohi minna tagant osa üle selle nii-öelda mõttelise seina. See põhimõtteliselt on justkui nagu garaažisein. Nii kui sa sinna lähed, siis justkui oleksid sõitnud seina sisse ja ma olen sunnitud eksamineerimise lõpetama selle tõttu, ebaõnnestumise tõttu. Kuni selle tagumise koonuseni välja, kui oled sooritanud, kui oled veendunud, annad mulle märku signaaliga, et kõik on korras. Sa võid keerata, sa võid tagurdada, parandada, korrigeerida ennast, kõik on lubatud. Võid välja tulla, võid vaatama tulla, nii et miskit hullu pole. Aga millal harjutus lõpeb? Harjutus lõpeb, kui sa sõidad siit ilusti kenasti välja, jääd seisma. Kummale poole? Kummale poole? Läheme sinna poole näiteks ja annad mulle signaali ja ma märkasin ja suundan sind järgmise harjutuse peale. Oled valmis? Ei ole? Okei. Valmista auto ette ja hakkame tegutsema. Ja ega mul ausalt öeldes väga palju aega ei ole siin oodata. Tahaks nagu lõunale minna. Mõnikord on niimoodi, et eksamineerijad ajavad ikka inimestele väga suure närvi sisse ja meil on põhiprobleem, vanemad inimesed, keskealised inimesed, noored inimesed, kõik tulevad siia õppesõidu ajal, läheb kõik ideaalselt, aga eksamipäeval sõidab koonuse pihta, sõidab üle kuskilt, satuvad närvi. Nii et see närvi minek on niivõrd inimlik, et me peame natukene praegu ka seda esile kutsuma. Nii. Nii, kõigepealt siis ongi niimoodi, et ajab ennast sinna koonuse ette, annab mulle signaali ja ma katsun teha võimalikult kurja nägu ka, see inimest ka mõjutab, et kui sa oled selline rõõmus niimoodi naeratad, siis inimene seal võtavad pinged maha, muidu mida iga eksamineerija peakski tegema, pinged maha võtma, aga ma täna tahan just esile kutsuda. Infarkti saanud praegu.
seal taga on üks väga tähtis koht. Ahah, see nurk siin tuli sisse. Tavaliselt on see nurk, ma ütleksin kõigile, kes õpivad ka praegu või tahavad õppida. See nurk on niisugune nagu kahtlane asi, alati peab vaatama. Ei saa siin öelda midagi, et läheb kehvasti, päris hästi tuli. Ja. Eks ta ole õppinud ka juba siin Toivo käe all ja ma seisan siin. Nii, vaatame. Tal on võimalus veel läbi kukkuda, kui ta siia vastu sõidab ja eest peab olema sees. Noh, pole paha. Vaata, need ei ole ühel joonel. Aega on kulunud 2 minutit ja 36 sekundit. Kolm minutit ja 6 sekundit. Ei pea. Läheme järgmise harjutuse juurde. Sõida sinna poole. See on tehtud, sooritatud. Nii, järgmine harjutus on siis tagurdamine rampi. Ja see on siis meil ramp, nii nagu sa oled teinud siis õppesõidu ajal ka. Tuleb siis siit starting punktist minna siit väikese jõnksuga koonuste vahele kuni taha lõppu välja, tagumiste koonusteni. Ja sealt siis tulla tagurpidi väikese jõnksuga siia nende koonuste vahele rampa ette. Ja põhimõtteliselt sa võid minna kuni selle rampani vastu isegi. Sa võid täiesti vastu ka sõita, aga sellisel juhul ei tohi üle 30 centimeetri ramp tagasi liikuda. Sa võid jääda rambist 1 meetri kaugusele. Ma kuskilt nägin, et sa lausa mõõtsid seda sentimeetri täpsusega. Sa peaksid olema väga täpne selles. Muud moodi ei luba. Esimese harjutusega läks praegu 3 minutit ja 6 sekundit. Ja sul on aega põhimõtteliselt 7 minutit seda sooritamiseks. Nii et jällegi annad mulle signaali, kui sa alustad ja kui sa lõpetad. Ja kui sa oled rampa juurde jõudnud, oled kindel, et sa oled selle sooritanud, siis annad mulle signaali või märku ja ma tulen hindama. Siin lõpeb, kui ma siin pargin ära ja siis ei pea välja minema? Ei pea. Pargid siin ära ja ütled mulle ja paneme aja lukku. Nii, ja see on üks võimalus veel läbi kukkuda. Ma pean hakkama kurjaks nüüd. Nüüd on veel aega. Kuidas hakata kurjaks? Kuidas kurjaks saada? Ma ei saa ju sellise inimese peale kuri. Jaa. Ei ole. Okei. Ei saa sellise inimese peale kurjaks saada kuidagi moodi. Ma pean mõtlema kellegi peale. Kellegi väga sellise inimese peale. Kelle peale kurjaks saada. Paavo peale ma saan kurjaks. Paavo! Kus on jöörum? Jälle tahate siin faktu sealt. Valmis. Ja start. Nii. Aha. Ja.
Ühesõnaga, sõidueksam toimub meil täpselt sama platsi peal. Kui eksamineerija tahab, ta võib isegi ümber tõsta selle platsi. See ei olegi vahet. Nii, ma käin natukene sega, olen siin peeglites niimoodi, et ta näeks. Et Uri onu käib siin, et ta läheks võimalikult närvi. Äkki ta ajab allama. Siis on ta kindlasti läbi kukkunud. Nii. Nii, nüüd ta peab tegema ühe jõnksu siit ja tulema sinna ilusti ära. Ma siin figureerin endiselt. See, kui eksamineerija käib siin edasi-tagasi, see ajab seda inimest päris närvi tavaliselt eksamite aegadel. Nii. Tegelikult, kui ma niimoodi võtaks, siis harjutused on ülilihtsad. Ülilihtsad on need asjad. Ei ole mitte midagi keerulist. Ahaa. Nii. Mõõdulinti seekord kaasas polnud. Ju siis silm on juba piisavalt arenenud. Mis ütles, et võiks veel edasi sõita. Paralleelsus võiks olla parem. Nii nagu meil jutt oli, jätad signaali andmata, aeg jookseb. Selle signaalitamise eest võiks juba läbi kukutada tegelikult. Nii, jäta auto seisma ja tulge välja. Ei kummardada ei ole vaja, ma ei ole jumal. Ma sul ei kummardanud, ma kummardasin ise endale praegu. Mis sa ise arvad? Tehtud, võib linna minna. Jumal ilus. Grammike võiks olla parem, aga loeme sooritatuks. Nii, nüüd on linna minek. Ja läks aega kokku? Kokku läks aega 6 minutit ja 18 sekundit. 6 minutit ja 18 sekundit. Ja räägi, kuidas sul oli eksami närviga? Ai, see läks kohe ära. Kohe ära. Miks ta ära läks? Okei, aga tubli. Nüüd linna minek ja kaua linnas sõitma peab? Linnas sõidame 45 minutit. Ja jälgime siis liikluseeskirjad, üldiselt jälgime, kuidas sa seal hakkama saad. Nii et kui sa kas või ühegi raske vea teed, siis loomulikult on võimalus jällegi ikkagi endiselt veel läbi kukkuda. Ja. Ei või. Äärekivisse sõita ei tohi, see on kohe läbi. Hakkame tegutsema. Loodan, et sõit tuleb meeldiv ja mugav ja turvaline. Eelkõige ma hindan seda, et mul oleks hea siin kõrval sõita. Et ma ei tunneks meeletut ohtu. Kui ma ise pidurdan selle piduripedaaliga, mis minul siin on, siis see on minu poolt juba juhtimise sekkumine ja eksam on sellega läbi. Okei.
nii, lähme siit vasakule. No ma oleks jõudnud. Jaa. Ma ei näe. Läbi kukkunud. Peeglid on nii suured, et varjavad ära. Sikkel tuleb siia. Pärast seda autot lähen. Liisal on selle jaoks annet, seda on näha. Tema sõidustiil on pehme, ettenägelik, turvaline. Tema kõrval on mõnus olla, lausa uni tuleb peale. See on juba väga hea näitaja. Temaga juba läheks kaasa kaugele Itaalia reisile. Katsi! Märkimisväärseid vigu tema sõidus ei esine, nii et pole midagi öelda. No nii, hakkabki läbi saama. Jah, Läbi. läbi. Kohal. Eksam on sooritatud. No tore. Ja kui sa lähened kuskile ristmikule, ringristmikule, ja sa juba näed seda ette, lase juba kaugemalt gaas maha. Auto veereb ja veoauto juht peabki sihukest asja, see on üks veoauto juhi üks oluline nii-öelda erisus. Ta mõtlebki, et ta laseb autole veerda. Et ei sõida nagu sõiduauto juht ristmikule hästi lähedal, siis pidurdab, vaid pidurdus toimub ikkagi juba selle nii-öelda inertsi hooga. Või kuidas öeldagi? Nii ütlegi. Nii ütlengi. Aga muidu tubli. Jah. Hästi. Siis ütle. Päris eksamini. Jah.